ikkagi on. Lindistame siis kohtumist, et saaksid ka järele kuulata kõik need, kes täna liituda ei saanud. Ja mina lähen teema juurde tagasi, mis see rahatarkus siis ikkagi on. Vahel ma kuulen seda, et rahatarkus koosneb ainult sellest, et milliseid tehnilisi samme A-setini pean ma tegema, et ostma endale üks aktsia, et see ei ole üldse nii, et rahatarkus on tegelikult väga palju laiem teema. Ja nii mõneski mõttes on see teema, mida me tegelikult kasutame ja millega me kokku puutume iga päev. Ja definitsiooni kohaselt on rahatarkus siis teadmised, hoiakud ja käitumine, mis niimoodi üheskoos kombinatsioonis annab meile siis võimaluse tunda ennast hästi täna ja tunda ennast hästi ka tulevikus. Ja minule meeldib näidata seda jäämäe pilti, sellepärast, et see illustreerib väga hästi seda 3 erinevat aspekti rahatarkuse juures ja kui meil ühte nendest ei ole, siis tegelikult ei saa me rääkida ka rahatargast siis inimesest või rahatargast sellisest hoiakust või üldse eluviisist laiemalt. Ma alustan siit kõige põhjast. Siin on siis näha, et rahatarkuse selline kõige madalam, võib-olla ka juurpõhjus, et kas me üldse sellega tegeleme, on hoiakud. Ja hoiakud, see siis tähendabki seda, et kas ma ise üldse usun, et mina saan oma rahaasjadega kuidagi teha paremaid valikuid. Kas ma usun, et kui ma proovin rahatarkuse kohta juurde õppida, siis ma päriselt saangi targemaks ja osavamaks. Kas ma usun sellesse, et minu rahalise edu garanteerib mulle see, kui mul on punane rahakott või mingid sellised isiklikud väikesed sammud, mida igapäevaselt rakendades ma siis tegelikult ellu viin ja niiviisi oma sellist majanduslikku heaolu taset muudkui tõstan. Jäämäe kõige laiem osa on siin teadmiste plokk. Ja miks on teadmiste plokk kõige laiem? See on võib-olla selline teema, et ühest küljest on nagu hästi lihtne saada juurde mõni rahatarkuse teadmine. Mine raamatukokku, võta rahatarkuse raamat kätte, kohe hakkab teadmisi tulema. Või kas või küsi oma kolleegi käest, milline on sinu rahatarkuse nipp. Ja siis üllataval kombel tuleb välja, et kõigil on rahatarkuse nipid, kõikidel on oma sellised sala sellised ka võib-olla harjumused, mida nad tegelikult iga päev kasutavad. Hästi hea näide, andsin hiljuti ühte intervjuud ning mulle saadeti koju fotograaf, kes üldse ei teadnud, millest siis intervjuu räägib. Ta tuli mulle koju, me rääkisime niisama juttu ja vaatasime, kuidas valgus ja kuidas ikka pilti teeme, nii ja naa. Ja siis ta järsku niimoodi hakkas nagu uurima, et mis teemas see intervjuu on. Ja ma ei rääkinud talle üldse midagi pikalt, kui ta lõpuks siis ütles, tead, minul on ka väike nipp, mida mina kasutan ja tema nipp oli siis see, et kui tal jääb liha üle ja teinekord, kui poes on näiteks liha müügil -50% kleepsuga, siis ta paneb selle sügavkülma ja ta oli väga uhke oma nipi üle ja see, et ta sai seda mulle rääkida, talle mina nagu nägin näost ära, et tunduski, et nagu jess, et ma sain nüüd, et tema sai mind aidata, kui ta jagas mulle oma nippi. Niisiis, see väga hästi tõendab seda, kuidas meil tegelikult on kõikidel omad väiksed nipid olemas. Ja see rahatarkuse teadmiste laegas, et see on kõikidel juba nagu midagi on sinna nagu vaikselt kogunenud, see on lihtsalt elutarkus, mis meile seda õpetab, aga teisest küljest neid teadmisi saab alati juurde koguda ning ka uuringud kinnitavad, et eestlased teadmiste poolest tegelikult on maailmas üsna kõrgel tasemel. Nüüd aga on teadmistest üksi vähe. Kui ma nüüd räägin uuringutest kohe sujuvalt edasi, siis uuringud näitavad seda, et teadmisi meil on, aga võt praktikasse need teadmised ei jõua. Ja see praktika, mida ma nimetan, see siis on minu joonisel see jäämäe nagu veepealne ots ehk see käitumine. See, kas me päriselt kasutame neid hoiakuid, mis meil on, kasutame neid teadmisi, mis meil on ja siis kokku formuleerime nad päris käitumiseks. Mitte ainult see, et ma tean, et on väga mõistlik palgapäeval natukene midagi kuhugi kõrvale panna, vaid et ma päriselt teen seda. Ja et ma ei tee seda mitte 1 korra või 2 korda, vaid ma teen seda järjekindlalt ja ikkagi enamikel kordadel, kui mulle sinna mõni sissetulek laekub. Niisiis hoiakud, teadmised ja käitumine ning ma rõhutan, tegelikult on teil need teadmised ja võib-olla et ka hoiakud juba olemas, aga see käitumise poolt sõttes nagu alati annab parandada ja mul on vahel tunne, et ka minul nii, kuskilt tuli Kaja. Et ka minul endal on vahel selle käitumise osaga, et võt näe, siin saaks teha paremini, eks ma siis ikka proovin olla tubli ka. Joo, on väljas.
Toon äkki toon. Nii, väga hea, paneme mikrofonid kinni, siis on mugavam rääkida. Aga nii. Ahah, liigub ikka. Tegin veel ühe sõnapilve ka, et ikkagi, mis see rahatarkus siis ikkagi nagu on, et vot näe see tehniline oskus, kuidas ma ühte aktsiat ostan või see teadmine, et ma peaksin raha kõrvale panema, rahatarkus ei ole, et justkui on nagu veel laiem. Ja ma proovisin koondada nagu hästi palju selliseid märksõnu, mis mulle niimoodi pähe kargasid. Ja võib-olla sellise nagu igapäevaeluga ongi seesama see valikute tegemine. Millest lähtudes ma oma valikuid teen, kas ma lähtun ainult rahast, kas ma näiteks kestvust kaupu ostes lähtun ka kvaliteedist, et ma ei peaks ühte sedasama asja iga aasta uuesti ostma, et kas see on rahatarkus. See, kuidas ma leian viise omaenda sissetulekuid kasvatada, kui mul seda vaja läheb. See, et ma teen vahet soovidel ja vajadustel, et ma mõistan selle planeerimise olulisust. Siin on ära toodud ka mitmeid selliseid märksõnu nagu analüüs või minu õigused, et mõni finantsteenuse pakkuja siis mul nahka üle kõrvade ei tõmbaks. See on oluline finantskirjaoskuse või rahatarkuse juures ka teada näiteks oma õigusi. Selline nipp näiteks, et taimetoit on odavam kui lihaga toidud ning ka tervisele kasulikum. Ka jälle natuke rahatarkuse nipp, natukene nipp hoopis muust valdkonnast. Ja siin on näiteks toodud ka sellised märksõnad nagu annetamine või laenamine, teenusepakkuja valik, elektripaketi valik, hästi päevakajaline, inflatsioon kindlasti, et mida see tähendab minu enda kontekstis. Niisiis tegelikult neid teemaga haakuvaid märksõnu, ma arvan, et ma saaksin lõputult kirja panna, sest et võib-olla ka valdkonna entusiastina ma näen, et ka vaimsel tervisel ja rahatarkusel on ka kindlasti omavahelised seosed olemas, et selline rahaärevus, kui see mul ikka magada ei lase, et ju ma siis ei tunne ennast väga mõnusalt ja otsin võimalusi, kuidas oma heaolutaset kõige laiemas kontekstis siis parandada. Nii, aga ma liigun edasi ja siin te näete sellist pilti, et millised võiksid olla eakohased teemad näiteks lasteaias. Ja kes on käinud Vinks-Vonksi koolitusel, siis see pilt on kindlasti tuttav. Nüüd aga need eakohased teemad, need on hästi tunnetuslikud ja need tuginevad siis sellel kogemusel, mis minul on algkooliklasside õpetamisest, külalistundide andmisest, omaenda laste pealt ja ka sellest, kui ma olen kuulanud erinevaid õpetajaid, kuidas nad räägivad, mida nad saavad teha, mida nad ei saa teha, mismoodi neil on erinevad probleemid mingite teemade käsitlemisel olnud ning ma pean siinjuures rõhutama, et see nüüd ei ole teaduspõhine. Küll aga meil on täiesti töös 2 ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli teadlaste poolt töötatakse siis välja ka selliseid õpiväljundeid, mille kõige esimene tase sätestab meil ära, et mida võiks teada kooli minev laps rahatarkusest. Ja kui need tulemused mul juba käes on, siis ma saan juba jagada, et mis on siis see teaduspõhine alus, mis on eakohane, millest lapsed ise aru saavad, mis on neile arengu mõttes siis selline õige ja nagu, mis on neile üldse nagu võimalik, et nad suudavad nagu kontrollida ja teada ning mida me siis rahatarkuse teemas, mida me nendega käsitlema peaksime. Ja need õpiväljundid ei tule mitte ainult selliselt, et mis on siis, mida 7-aastane peab teadma, vaid ka esimese kooliastme lõpetanu, teise kooliastme, 3., 4., et me saaksime siis nagu lasteaiast ülikoolini välja sellise tervikvaate, millises järjekorras ja kuidas on eakohane rahatarkuse teemadega siis lastele läheneda. Nüüd aga minnes praktilisemaks, mul on siin erinevaid näiteid, mis minu tunnetuse kohaselt on siis juba hea lastega käsitleda ning minu kogemus näitab seda, et raha teema vastu hakatakse huvi tundma umbes 5-aastaselt. On neid, kes hakkavad natuke varem, kes hakkavad natukene hiljem, aga üldjuhul on 5 on see vanus, kui nad tulevad sinu juurde ja hakkavad esitama küsimusi, kust raha tuleb, mida teha, et raha oleks rohkem ja mida mina saan teha, et minul oleks minu enda raha. Ja ma mäletan oma lapsepõlvest, et mina läksin ema juurde ja küsisin, et mida mina saaksin teha, et ma saaksin endale selle linnuga raha, sest et see linnuga 500 Eesti kroonine, see oli nii ilus raha. Ma ei tahtnud seda kulutada, ma tahtsin seda hoida, mulle tundus, et see on nii ilus. Ja kusjuures mu ema kinnitas, et ma olin 5-aastane, kui ma olin seda küsinud, nii et klapib minu kogemusega.
Ja esimene teema, mille ma olengi siia pannud, on siis see raha roll. Ehk et me saame lastele selgitada seda, et mis see raha siis üldse on. Minule endale meeldib teha seda ka sellise mänguna, et ma panen näiteks 5 last kas siis rühmas näiteks püsti seisma, teised saavad istuda, vaadata ja igale lapsele määran mõne kaubagruppi. Ühel on õunad, teisel on koerakutsikad, kolmandal on kanad, neljandal on kiisupojad, viiendal on võib-olla pliiatsid. Nii, ja nüüd nad peavad omavahel niimoodi hakkama neid asju vahetama ja üldjuhul, kui nad seal omavahel hakkavad kauplema, siis selgub, et vot see, kellel olid kiisupojad, tema tahtis saada kutsupoega, aga see, kellel olid kutsikad, tema kiisupoega jällegi ei tahtnud, tema tahtis hoopis saada kana või pliiatsit. Nii, ja siis nad lähevad seal omavahel nagu natuke nagu juba tülli, sest et no mis asja, mina tahtsin ju seda kutsut ja siis miks ei taha minu kiisut nüüd vastu vahetada ja sealt tuleb väga hästi välja see raha roll. Raha teeb kaupade vahetamise lihtsamaks ja ei ole enam vahet, et kas minul on kassipojad ja sinul on koerapojad ja siis meie oma nagu soovid ei klapi, vaid et mina saan vahetada kassipoja raha vastu, sina saad vahetada koerapoja raha vastu ja nüüd selle raha eest me võime mõlemad osta neid asju, mida me soovime, nii et meie omavahel ei pea kokku nagu klappima meie soovid. Ja hea näite, mida ma veel olen kasutanud siin on näiteks, et kui ühel on lehmad ja teisel on õunad, siis mitu õuna sa pead andma, et siis teine oleks nõus sulle terve lehma andma. No vot, aga kui sinul on nüüd ainult kastitäis õunu ja see, kellel lehm on, ütleb, et aga ma tahaksin 10 kastitäit, mis me siis nüüd teeme? Niisiis on hästi hea selgitada seda, et mis see raha roll siis ikkagi on ja kuidas raha teeb meie elu lihtsamaks. Ja siin see teine teema on see, et raha me saame siis kasutada ka selle jaoks, et hinnata erinevate asjade väärtust. Ja kui te alguses proovite laste käest küsida, et no nii, kumb on siis nagu väärtuslikum? Kas näiteks auto versus nuku? No, siis mõned hakkavad seal ikkagi vaidlema, et kui me nüüd mõtleme mänguautot ja mängunukut, siis mina igal juhul tahaksin mänguautot, järelikult mänguauto on väärtuslikum. Kui me mõtleme nüüd päris autot, siis ega nad ju tegelikult ei tea, kui palju maksab üks auto või isegi mitte seda, kui palju maksab üks nukk. Niisiis on tore nagu selgitada, et raha annab meile ka võimaluse, et me saame võrrelda, kumb asi on väärtuslikum ja kumma jaoks me näiteks peaksime rohkem raha koguma, kui meil tekib tahtmine kumba neist siis omada. Nüüd järgmine tore teema on küsimus, millega lapsed alatihti oma vanemate juurde lähevad. Kust see raha siis ikkagi tuleb? Kas raha tuleb seina seest? Mulle see küsimus alati meeldib, eks ta nii ole, raha tuleb ikka seina seest, aga oluline on ka see, kui palju sa seda raha sinna seina sisse nii-öelda viinud oled. Me saame tegelikult eakohaselt lapsele seletada, et kui me viime raha panka, siis pank on see koht, kust me saame seda raha nagu seina seest välja võtta. Ja kui ma olen panka viinud 10 eurot, siis seina seest mina ei saa võtta 100 eurot. Nüüd teine teema, mis sellega hästi haakub, on ikkagi see, et raha tuleb ju siis, kui me tööd teeme. Loomulikult, nii see ongi õige, aga minu hinnangul me ei peaks ka rääkima lastele seda, et me käime tööl selle jaoks, et teenida raha, selle jaoks, et osta asju. Me tegelikult ju teeme tööd ideaalis ka selle nimel, et meil endal oleks isiklik eneseareng, et meil oleks, ma ei tea, võimalus anda maailmale midagi tagasi, midagi teha paremaks. Me tahame ka näha seda, et meie tööl on mingid teistsugused viljad, kui me lasteaias lapsi õpetame ja kui me näeme, et nad on kevadel palju targemad, kui nad olid sügisel, no siis see on midagi sellist, et me ei saa nagu mõõta, et ja nüüd andke mulle nii palju raha, sest et me näeme tulemusi. Et vastupidi, me ju teeme seda sellepärast, et lihtsalt puhtalt selle nägemine on niivõrd vahva ja nii tore. Ja nüüd see, et kust see raha siis ikkagi tuleb, mina olen seletanud seda ka niimoodi, et me tegelikult tahame, et me ise nagu looksime mingit väärtust. Näiteks siis, kui ma lähen poodi ja ostan sealt jahu ja muna ja suhkrut ja küpsetuspulbrit ja võid, siis ma saan minna koju ja nendest asjadest teha muffinid. Ja nüüd, kui mu toidupoja arve oli näiteks 7 eurot ja kui ma müün iga muffini maha 1 euro eest, siis ma olen teeninud 12 eurot. Ja nii viisi me tekitame nagu rahast ka raha. Ehk et ka selline nagu ülesanne neile, et nad saaksid esiteks arvutada,
Et kui loomulikult seal on nagu mõistlik lasteaia laste puhul teha seda ikkagi ümmarguste numbritega, mitte nii, et või maksab 89 senti ja suhkur maksab 1,27 ja siis palun väga nüüd arvutage. Aga me saame nendele ka selliseid ülesandeid niimoodi teha ja rääkida seda, et raha tuleb ka nii, kui me proovime seda nagu asjade väärtust kuidagi moodi tõsta. Kolmas teema, mille ma olen siin isegi natukene tumedamaks teinud, on annetamine. Ja selle annetamise teema juurde käib natukene ka see pilt, mille ma siia olen pannud, et see maakera ja need inimesed seal ümber on tegelikult kõik nagu ühenduses. Me kõik oleme kuidagi moodi üksteisega ühenduses ja ei saa olla nii, et ühel läheb nagu hirmus hästi ja teistel läheb kohutavalt kehvasti, et see on ebaõiglane ja see tegelikult tähendab seda, et see üks, kellel hästi läheb, temal tegelikult pole ka nagu väga hea olla, sest et teistel tema ümber ei ole nii tore. Ja nüüd, miks see annetamine on nagu oluline teema, on võib-olla sellepärast, et Eesti inimestel uuringute kohaselt ei ole sellist süstemaatilist harjumust annetada. Ühest küljest me tahaksime nagu laste teadlikkust ka natukene tõsta, et me peaksime aitama neid, kes vajavad abi ja kui meil on see võimalus aidata, siis tuleb seda ära kasutada. Ja teisest küljest ma tahan ka rõhutada, et annetamine ei pea olema ainult see, et me peame annetama raha. Me saame ka annetada oma aega ning annetamise juures tuleb veel mängu see nüanss, et väikesed panused saavad nagu kokku selliseks suureks lumepalliks. Kui igaüks meist teeb ühe pisikese lumepalli ja siis me mätsime nad kõik kokku, siis meil tuleb selline suur juba see lumememme alumine osa, eks ju. Ja miks see on oluline, on sellepärast, et kui me nüüd räägime neile lastele, et see sama väikeste panuste kaupa niimoodi selle suure kogumi kokku saamine, et siis nemad tunneksid, et ka selline pisikene väike liigutus on tegelikult oluline. Üks lasteaiaõpetaja jagas mulle kunagi sellist toredat mõtet, mida tema oma rühmalastega tegi, viimase lasteaiarühmaga siis. Iga laps pidi kaasa võtma 1 või 2 pudelit, tühja pudelit, plastikpudelit ning nemad siis kogu rühmaga läksid ja proovisid neid pudeleid siis sinna taaraautomaati ära panna. Esiteks oli see kohutavalt põnev, nad liikusid ju lasteaiast välja, iga lasteaiaõpetaja teab, et see juba tekitab palju elevust. Siis see taaraautomaat oli mõne õpilase jaoks või mõne lapse jaoks oli see natuke liiga kõrgel, seda aitasid üksteist ja siis, kui nad lõpuks olid need pudelid sinna sisse kõik ära saanud, mis sealt kokku tuli, mingi 2,30, aga vot, kui nüüd igaüks oli toonud selle plastikpudeli, mille väärtus oli 10 senti, siis kogu suure grupi peal oli see juba 2,30 ning väikese inimese jaoks, kui te nüüd mõtlete, et see on juba suur raha, selle eest saab 2 jäätist. 2 jäätist on ikkagi, kuule, ma saan endale, ma saan sõbrale ka. Ja nüüd seesama 2,30, kui ma vajutan hoopis seda nuppu, et anneta laste toetuseks, siis tegelikult hiljem need lapsed ütlesid ise ka nii, nagu ütlevad uuringud, aga mul oli hea tunne. Ma tõin ainult 1 pudeli, aga vaata nüüd, kogu meie rühma peale me saime ikkagi summa, täitsa nagu suure summa niimoodi annetatud. Ja see oli nagu aktsiooni mõttes oli see minu meelest nii tore ja näitas nii seda, et väike panus on oluline, kui ka seda, et me saame teisi aidata isegi siis, kui tundub, et meil endal nagu neid võimalusi palju ei ole. Nüüd annetamise teemat tasub jõulude ajal just käsitleda ka selles mõttes, et me räägime jõulude ajal tihtilugu palju omaenda soovidest, mida kõike meie tahaksime jõuluvana käest saada, aga me peaksime rääkima võib-olla rohkem ka sellest, et kõikidel peredel ei ole neid võimalusi, et neid kõiki soove siis täita. Ja nüüd, kui me niimoodi väikese kaupa annetame, siis me tegelikult toome rõõmsamad jõulud ka nendele peredele, kus see kõik ei ole võimalik. See toob mind hästi sujuvalt järgmise teema juurde, milleks on soovid ja vajadused. Ja mulle endale hästi tunnetuslikult tundub, et see on selline rahatarkuse baas, mis aeg-ajalt vajab meelde tuletamist isegi täiskasvanutel. Ja soovid ja vajadused, nende vahel vahet tegemine ongi siis ju see, et vajadus on see, ilma milleta ma elada ei saa, nagu vesi või toit või katus pea kohal või korralik unni. Aga soov on see, ilma milleta ma tegelikult saan ka ilusti hakkama, kui seda vaja on või vähemalt saan ma mingisuguse perioodi hakkama. Ja nüüd, kui te olete lastega teinud näiteks selliste harjutust, et andnud neile ette valge paberi ja öelnud, et
lase nüüd oma mõttelendu ja unista ja joonista siia pilt sellest, mida sa ise väga-väga tahaksid. Siis minu praktika, ma täiesti naiivselt aastaid tagasi arvasin, et see on harjutus, mis paneb kõikide loovuse tööle ja tulevad ilusad suured värvilised pildid. Tegelikult oli see, et pooled õpilased jõllitasid valget paberilehte ja ütlesid, et aga ma ei soovi mitte midagi. On kõik olemas. No vot, ja nüüd, kui ma sõnastasin harjutuse ümber, nii, aga mida jõuluvana võiks sulle tuua, siis nagu tuli terve list asju. Ja siinjuures ongi nagu hea kohe nendega arutleda, et need asjad, mida ma tahan, et jõuluvana mulle tooks, kas need on siis kõik, igaüks nendest olulised, kas ma päriselt ka tahan neid asju või see on lihtsalt selline ka võib-olla nagu kogu aeg on ju nii olnud, et jõuluvana justkui peab ju midagi tooma, et eks ma siis ikka tahan midagi ka. Ja seesama teema tegelikult haakub väga hästi ka sellise jätkusuutlikkuse ja eetilisuse teemaga, et ühest küljest, kui mina tahan kõiki neid asju ja arvan, et ma peaksin neid saama, siis jällegi see annetamise teema. Võib-olla see ei ole õiglane, sest et on peresid, kus ei saa kõik endale lubada kõiki neid asju, mida tegelikult vaja ka läheks. Ja teisest küljest see jätkusuutlikkuse teema, kui meil on hästi palju asju ja jõuluvana toob veel hästi palju asju juurde, siis lapsed ei jaksa nendega mängida. Üks selline kogemuslugu siia veel juurde, et käisime lastega reisil, tüdrukud olid siis peaaegu 4 ja peaaegu 2. Ehk et 3 ja 1, aga nad kohe-kohe hakkasid sünnipäevad tulema. Ja juhtus siis nii, et me reisisime käsipagasiga, igal ühel oli oma kott asjadega. Ja nad võisid kaasa võtta kumbki ühe mänguasja. Üldjuhul igaüks võttis oma kaisuka kaasa ja väga tore oli. 2 nädalat nad mängisid nende kaisukatega, fantaasia läks kogu aeg lendu, sest et nad kasutasid nagu lisaasjadena küll raamatuid, mis meil abikaasaga kaasas olid või riideid või mõnest ööbimiskohast leitud lillevaase või ükskõik mida. Ehk et see oli nagu hästi tore, kuidas nad ise leiutasid endale neid mänge. Ja siis me jõudsime koju ja kodus loomulikult mänguasja kast oli asju täis, siis kallati see keset põrandat tühjaks ja öeldi, et aga mängida pole küll millegagi. Ja see näitab seda, et teinekord see ülestimuleerimine, kui asju on väga palju, et see võib-olla ei olegi kõige nagu kavalam, et me tahame küll ju näidata, et me hoolime ja me teeme kingitusi ja et sellega justkui sellist nagu oma tundeid peegeldada, aga me saame teha seda ka teisiti ja me saame seda teha nii, et me ikkagi ei osta nii palju asju koju ja me räägime ka lasteaias sellest, et võib-olla võiks sinu tahtmine hoopis olla see, et veeta rohkem aega koos tädi Mariga või vanaemaga koos minna hoopis ujuma, mitte et vanaema toob jälle uue mänguasja. Raha kogumine, järgmine teema, millest lapsed väga hästi aru saavad. Siinjuures ma soovitan seda sama harjutust, et valge paberileht ette ja siis hakkame kõigepealt üldse mõtlema, et mille jaoks siis peaks raha koguma. Ning taaskord võib juhtuda, et mõni laps läheb lukku ja ütleb, et mul on kõik olemas. Ehk et siis võib-olla ongi tema selline raha kogumise põhjus see, et tema tahab aidata neid varjupaiga loomi või ta tahab aidata neid lapsi, kelle vanemad ei saa neile võimaldada asju. Ehk et see raha kogumise teema me jällegi leiame igal ühele nagu oma nurga. Nüüd, miks see kogumine on üldse nagu oluline? On selle jaoks, et tekitada just harjumust. Ja harjumus selles mõttes, et kui me hakkame lastele vähehaaval raha andma, siis võib juhtuda nii, et nad muudkui käivad ja kulutavad selle ära. Ja nüüd, kui see muster kogu aeg kordub, siis täiskasvanu eas minna ja öelda, et vaata, kuule, aga nüüd on nii, et sa pead iga kord midagi kõrvale ka panema. See on palju keerulisem kui siis, kui me oleme juba maast madalast näidanud, et vaata, alati natukene pane kõrvale. Kas või nii, et ma annan sulle euro ja sa 20 senti paned kõrvale, ikkagi nagu midagigi. Ja selles mõttes see raha kogumise teema, ma tahaksin siin nagu tuua ka selle nüansi sisse, et on peresid, kus rahast ei räägita, kus see ongi justkui nagu tabuteema ja see on ajalooliselt nii olnud ja punkt. Ja nüüd meil haridusinimestena, lasteaiaõpetajatena ja algklasside õpetajatena, meil on see roll, et me saame ühtlustada seda hariduspilti ja me saame ikkagi rääkida näiteks raha teemadel ja loota, et vot nüüd, kui ta jõuab kunagi, see väike noor inimene jõuab kunagi tulevikku ikka, siis tal tuleb meelde, et ahaa, siin oli ka teine võimalus, ma ei pea tegema nii, nagu tegid minu vanemad, eriti kui ma nägin, et see viis näiteks mingite tagajärgedeni, võib-olla see raha teema tekitas väga palju stressi
või olid lausa suured võlad, et siis jääb talle meelde, et ahaa, aga vot lasteaias kunagi me rääkisime, et on ka teine tee. Loomulikult on oluline rääkida raha mõistlikust kasutamisest, see seostub hästi palju selle soovide ja vajaduste teemaga. Kas ma ikka vajan kõiki neid asju, mida ma näiteks jõuluvana käest tahan, aga ka see, et ma näiteks võrdlen erinevaid hindasid. Ning tore harjutus, mida jagas mulle üks 1. klassi õpetaja, oli see, et iga laps pidi tooma kaasa porgandi, sealhulgas ta pidi selle porgandi ise ostma ja pidi võtma tšeki ja tšeki peal oligi siis kirjas, et porgand, kilo hind ja siis kui palju tema maksma pidi. Ja mida nad siis tegid, oli see, et nad siis istusid maha ja hakkasid vaatama. Aga kuidas sina maksid 8 senti? Minul on ainult 6. Mõnes poes oli kilohind erinev. Mõnel juhul oli see porgand palju suurem. Mõnel juhul oli niimoodi, et siis seal tšeki peal oli kirjas, et porgandit oli ostetud palju rohkem, sest et emal läks nagunii ka porgandit vaja. Ehk et ülesandele läheneti väga loovalt. Ja sellele järgnes siis see, et nad tegid ka pimetestimist, nad koorisid need porgandid ära, lõikasid juppideks ja siis proovisid aru saada, kellel on kõige maitsvam porgand, kas kõige maitsvam porgand maksis kõige rohkem, kas see oli kõige suurem porgand või oli see väike porgand. Ehk et sellist avastamisrõõmu oli väga palju, aga samas see taandus ka sellele nagu raha mõistlikule kasutamisele, et võib-olla kallim porgand ei olnudki kõige maitsvam ja võib-olla hindade võrdlemine siinkohal oleks andnud mulle eelise, kui ma oleksin läinud odavamasse kohta seda porgandit ostma. Ning loomulikult on neile täiesti heakohane rääkida mõistetest palju ja vähe, kallim ja odavam ning panna neid võrdlema, kas erinevaid koguseid, erinevaid rahasummasid, erinevaid tooteid, erinevaid teenuseid, tooteid versus teenuseid. Ehk et siin on hästi selline õpetaja loovus, ma arvan, oskab juba ise tuua palju paremaid näiteid kui võib-olla mina. Mul on üks slaid veel, enne kui ma annan sõna Helinile. Ma loodan, Helin on siin meiega liitunud. Helin, anna mulle märku, kas sa oled liitunud, ma praegu ei näe. Olen küll. Ahah, väga hästi. Siis mul läheb paar minutit ja kohe annan sõna sulle. Enne siis, kui ma annan sõna edasi, siis minu sõnum on veel selline, et aastaid rahatarkusega tegelenuna ma tean, et rahatarkuse üks võtmetest on see, et rahatarkus vajab aega. Ning miks see järjepidevus on siinkohal võti, on see, et nii kuskilt tuli ka et kui me hakkame tilgutama veepiisku kivile, siis alguses ei juhtu mitte midagi. Ja nii on ka rahatarkusega, et kui me teeme külalistunni 3. klassis, külalistunni 8. klassis ja loodame, et nüüd on kõik omandatud, siis tegelikult see nii ikkagi ei ole. Ja me tegime ka 2020. aastal uuringu, kus me küsitlesime õpetajaid, lapsevanemaid, koolijuhte, õppejuhte, huvijuhte ja õpilasi endid. Ning küsisime, et kas te räägite rahateemadel, mida te räägite, milliseid materjale te kasutate ja kõige olulisem, kuidas meie teid aidata saame, mida te vajate. Toodi välja erinevaid asju, näiteks seda, et materjalid võiksid olla paremini süstematiseeritud või erinevatele vanuseastmetele, see on kõik olemas. Aga toodi välja ka seda, et need ühekordsed sekkumised ei tööta ja me peame rahatarkust järjekindlalt nende veepiiskadena tilgutama. Ja need veepiisad tegelikult viivad selleni, et meil tekivad harjumused, meil tekivad sellised head mustrid, mida me hakkame kordama, sest et me näeme nende mustrite nii-öelda neid tulemusi. Ja ma olen siia pannud teile ka sellise harjumuse tsükli näite. Harjumuse tsükkel on siis selline, mis saab alguse päästikust. Näiteks peale lõunat kell saab 3, siis see on minu päästik. Kui mul tekib soov ja tahtmine, ehk see nii-öelda samm 2, craving, tekib soov ja tahtmine tassi kohvi järgi. Ja siis minu nii-öelda see vastus sellele number 3 on see, et ma lähen kööki, teen endale tassi kohvi ja minu auhind on, et ma saan siis selle kohvi ära juua. Nii tekib harjumus ja samamoodi on nende rahaharjumustega ja vot me peamegi siin nagu selles mõttes olema nagu hoolikad, et seda harjumust tuleb järjepidevalt muudkui korrata ja korrata, et seesama see, et kuidas õpetada lapsi raha koguma. Iga kord, kui sa natukene raha saad, paned sa jälle natukene kõrvale, siis järgmine kord jälle natukene ja jälle natukene
ja niimoodi, kuni väikesed summad kasvavad suuremaks ja sa saad näiteks mõne asja, mida sa väga-väga soovisid. Või sa saad näiteks annetada, aidata kedagi teist. Ja niiviisi, kui nad järjepidevalt seda mustrit kordavad, siis tekibki sellesse kivisse auk lihtsalt nendest pisikestest veepiiskadest. Aga nüüd ma hea meelega jätan selle slaidi siia ette. Helin, ütle mulle, ega sa ei plaaninud pilti näidata? Ei plaaninud. Väga hästi, siis ma annan sulle sõna ja siis sa saad lihtsalt rääkida. Ma võin näidata. Ei, selles mõttes, et okei, teeme nii. Hästi, aga siis ma annan sõna sulle, et räägi lihtsalt, kuidas on teie kogemus rahatarkuse teemadega, eelkõige just, et kuidas lastele on meeldinud. Tere, mina olen Helin ja olen õpetaja 5-aastastele lastele ja räägimegi sellest vinks-vonksist. Ja ütleks, et see vinks-vonks avastab ja seikleb meeldib lastele väga-väga. Et lapsed lähevad sellega väga hästi kaasa. Mõni teema on osadele lastele raske, nagu enamus lastel ikka, mõnele läheb kergemini mõni teema peale, mõni raske. Aga just selle vinksi-vonksi puhul meeldib just see, et hästi palju teemasi on lõimitud, et ei ole see ainult mina ja keskkond ja siis ainukene siis rahatarkus, vaid kõik valdkonnad on siis ilusti välja toodud. Et kas siis mina ja keskkond, keeleõppe, matemaatika ja siis sa saad veel käelisi tegevusi ka. Et kõik on lõimitud ja siis sa saadki selle nagu kõik ühe korraga ära teha ja samas sa saad seda rahatarkust ka siis nii-öelda lisaks. Et lastele lähebki just väga hästi peale see suured pildid. Ma kohe näitan, mis ma ei tea, kas on näha ka niimoodi ja sealt siis vaatame ka neid pilte, uudistame, mis seal toimub ja siis kasutusjuhend õpetaja kohal, seal on ka viidatud sellele, kuidas tuleks siis nii-öelda süveneda asjasse, anda nippe, kuidas siis last siis suunata selle rahatarkuse poole. Et see ka nagu on väga-väga tore. Mis meeldib ka see, et hästi palju on erinevad sõnavara toodud sisse, et erinevate teemade puhul siin, mis see laat on, kuidas see raha tuleb, et raha on raha ringleb, et ta ei kao ära, et ta ongi kogu aeg ringluses, et seda on nagu väga hästi siin seletatud, et raharinglus on nagu looduses külv ja lõikus, mida külvad, seda lõikad. Et see läks küll, me võtsime seda septembrikuul ja siis siiamaani nagu lapsed on sellest väga nagu räägivad sellest, isegi üks laps on pannud kodus endale mündi lillepotti, vaadanud, et äkki tuleb raha juurde, aga no vot, ei ole kahjuks tulnud. Nii et jah, äkki tuleb, ei tea, vaevalt küll. Et siis ongi, et samas saab ema siis kodus seletada, miks seda raha ei tule juurde ja samas meie siis nende teemade puhul saame ka olla nõuks ja juks lastele, et kuidas siis see raha ringleb tänu sellele õppematerjalile. Nii et omalt poolt meie oleme küll sellega väga rahul ja kaasas on ka, mis lastele meeldib värvida, muidugi värvilehed. Värvilehed on küll hästi detailsed, aga samas meie just mõtleme õpetajate koha pealt, et kui me septembris seda alustame, on ju kevadel lõpetame nende teemadega, et tegelikult me saame seda värvimise arengut ka juba vaadata ju, et kes võib-olla siin sügise poole seda üle piirjoone värvimist harrastas, siis võib-olla kevadeks on see hoopis kadunud, et hästi palju on võimalusi sellel. Samuti on siin hästi palju laule toodud
et mida kasutada, liisusalme ja erinevaid tegevusi, mis siis ka lastele läheb väga hästi peale. Et just siin selle mina ise teema puhul, kus on emotsioonidest ka juttu, et seal on see hästi vahva tegevus massaaž, kus siis laps siis saab joonistada teise lapse siis seljale mingisuguse näo või kujutise, et see on ka meil rühmas praegu väga popp, et tegelikult, et me võtame seda kui rahatarkust, seda õppematerjali, rahatarkust, aga tegelikult sa saad neid nippesid nii palju juurde, et see ei olegi justkui mingi spetsiifilise asja õppimine, et see tuleb nagu, neid nippe tuleb nii palju nagu kaasa, et samamoodi, et lapsed ka selle rahatarkuse puhul, et nii palju on inimesi, nii palju lapsi ja nii palju on erinevusi, et kõigil lastel on ju omad arvamused, omad süsteemid nii kodus kui ka siin, et kui laste käest midagi küsid, siis tuleb nii palju erinevaid vastuseid, et seda on nii rõõm kuulata ja siis omavahel siis saamegi arutleda selle küll, et miks see nii on ja kuidas see siis on ja. Et selles mõttes on küll hästi-hästi vahva, et ühtegi halba sõna küll ei ole öelda, et väga-väga vahva asjaga on hakkama saadud. Nii et ma ei tea. Aga ütle, Helin, kas on olnud mingeid selliseid momente, et on nagu kuidagi raske olnud või mõnda teemat ei osanudki seletada või lapsed lihtsalt, ma ei tea, tundsid, et pole huvitav? Kusjuures ei ole olnud, et selles mõttes, see ongi nagu hästi imelik, et mingi asja puhul ikkagi on, aga nad juba ootavad seda, et see raamat tuleb kätte, nad näevad, nüüd saab mingi uue pildi, et nüüd ongi meil see detsembrikuu jõuluootus ees ootamas, me ei ole jõudnud veel seda lahti võtta, on ju, ja et osadele lastele on muidugi mõni asi raske, et nad ei ole sellega kokku puutunud, aga siin puhul ongi nagu meie roll see, et me aitame siis neid siis teadvustada selle asja puhul, et kuidas muidu teadmisi juurde saada, kui teadvustada neid on ja seletada siis lastele neid asju. Et nagu sa ütlesidki, see algabki kõik lasteaiast juba peale, et siis sa lähedki järjest siis edasi. Et jah. Kas on äkki mõnel teisel lasteaial Helinile mingi küsimus, just ma ei tea, et mis tegevusi on juba tehtud või mingid muud? Kõik on nii selge kui seebivesi. Igatahes, kui tekib mõni selline küsimus, siis ma usun, et mina saan alati Helinile edastada ja saan selle vastuse välja peilida ka hiljem, kui peaks tekkima. Igal juhul suur aitäh sulle, Helin, et sa olid nõus niimoodi üsna neid kogemusi jagama ja ma loodan, et sinu häälega saab kõik korda. Et minu meelest, minul tundus kõik okei, et ei olnud üldse mingit probleemi. Aga ma veel ei laseks üldse inimesi siit ära, sest et ma tegelikult lisaks sellele Wingsfonksi materjalile ma tahaksin korraks veel näidata ühte slaidi. Nii, nüüd vist on kõike näevad, et me rääkisime natuke sellest Wingsfonksi materjalist ja ma võib-olla siin lihtsalt igaks juhuks ütlen, et tegemist on siis Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud materjaliga. Ja et seda materjali jagab siis Harno, kes on Haridus- ja Noorteamet ning sellele Wingsfonksi materjalile tuleb ka eraldi ainult materjali käsitlev koolitus siis 6. detsembril ja näiteks kui te Facebookis jälgite Edu ja Tegu programmilehte, siis sealt juba saab selle info ka ja ka Juhanis on siis see koolitus täiesti olemas. Aga mis materjali siis veel saab kasutada, kui nüüd Wingsfonksi raamat juba lasteaeda jõudnud ei ole? Siin on siis ära toodud veel paar sellist raamatut, et ma lähen võib-olla sellise nagu raskusastme kaupa, et Liis Klein on kirjutanud sellise raamatu nagu Minu esimene raha. Hiirt vist ei ole siin näha, ühesõnaga see on siin paremal üleval nurgas, Minu esimene raha ja selle poisil on ees siis 3 rahapurki, eks ju, kogun, kulutan ja annetan.
See on paraku raamat, mis müüdi üsna kiiresti läbi, aga mul on hea meel öelda, et teine trükk on tulemas ja olen ise sellele ka otsa vaadanud, ettepanekuid teinud ja see raamat on trükitähtedest, et hästi hea just lasteaedadele hankimiseks selle mõttega, et need lapsed saaksid ka veidi seda lugemist harjutada. Minu enda 5, kes õpib siis Helini käe all, tema siis seda minu esimest raha on juba mitu korda proovinud otsast lõpuni lugeda, et see küll võtab meil mitu õhtut, aga samas väga hea praktika. Siis võib-olla sisust ka veidi, et see siis puudutab seda, kuidas laps tahab endale osta mänguasju ja siis lõpuks, kui ta hakkab seda raha niimoodi tekkima, siis ta hoopis paneb selle raha niimoodi omakorda raha teenima ja ehitavad siis vanaisaga koos mesitaru ja ta hakkab siis seda mett niimoodi müüma. Tuleb see raha, mis ta siis nagu investeeris, pani kasvama, sellest tuleb siis kogu aeg niimoodi peale. Siis, kui me lähme juba edasi koolieelikute või ka täitsa kooliealiste juurde, siis hästi tore materjal, mis on ilmunud juba aastal 2017, on Tom õpib rahamängu. Mina ise olen kasutanud seda raamatut nii oma eelkooliealiste puhul, kui nad selles koolis veel ei käinud, aga seda on tore kasutada ka täitsa nagu klassiruumis või õpperuumis ja ta on nagu originaalis mõeldud 4–9 aastaste vanuserühmale. Ja Tom õpib rahamängu on niisugune raamat, millest vahel piisab täitsa nii, et sul ongi ainult see üks raamat. Minul, kui ma olin 32. keskkoolis õpetaja, mul olid teised klassid, siis minul oligi minu üks raamat, rohkem materjali meil ei olnud. Ja ma lihtsalt lugesin neile ette ja siis me arutasime, mida me kuulsime, tegime sõnapilvi. Kui oli seal, et Tom tegi endale 3 rahakassat, siis me proovisime rahakassasid meisterdada, et seal hästi palju selliseid tegevusi sai kohe juurde pookida ja ma olen täiesti kindel, et igal õpetajal on hästi palju, kohe tekib neid ideid, mida siis lastega selle sama raamatu põhjal teha saab. Küll aga praegu me ametlikult soovitame Tommi materjali kasutada võib-olla esimeste klasside hulgas ja seda sellepärast, et siis lapsed oskavad juba rohkem kirjutada ja nendega saab teha erinevaid natuke keerulisemaid arvutusülesandeid ja nii edasi. Samas ma täiesti näen, et kui Tommi materjali kasutada lasteaias ja hästi lihtsustatult kõiki asju nagu selgitada ja nendega arutada ja siis paari aasta möödudes näiteks 2. või 3. klassis õpetaja uuesti selle Tommi materjali ja siis teeb seda nii-öelda nagu kraad kangemalt ja natuke keerulisemalt ja paneb numbrid, paneb seesama 89 senti ja 1,72 ja siis sa pead seal liitma ja lahutama. Et siis tegelikult seda materjali saab kasutada ka nagu lausa mitmel aastal neid saab lapsi õpetades. Ja siis selle sama materjali autorite hulgas on ka üks klassiõpetaja, kes siis selle Tom õpib rahamängu tiimis on algusest peale olnud ja tema siis pani kokku ka sellised lisamaterjalid, mida, need on tõepoolest koolidele suunatud, mille nimi on siis, et mina õpin rahamängu. Tegemist on siis töövihikuga, saan kohe siit näidata ka, et mul on see enda täitsa ju veel näha. Siin on selline mina õpin rahamängu ja see sisaldabki siis selliseid erinevaid kohti, kus saab ise kirjutada, kus saab joonistada, kus saab välja lõigata ja kleepida ning õpetajatel on olemas ka mina õpetan rahamängu ning kõik need Tommi materjale saab siis tellida veebilehelt rahamang.ee. Ja viimane materjal, millele ma tahtsin siinkohal viidata, on siis selline spetsiaalselt vanuserühmale eelkooliealised kuni siis 1.–3. klass mõeldud rahatarkuse kompassi lauamäng. Ja me oleme valmistamas ette siis teist trükiversiooni sellest mängust ning tegu on siis sellise nagu maakaardi põhjal lauamängu alusega, kus saab siis nuppudega ringi liikuda, vastata erinevatele küsimustele, mis puudutavad rahatarkust. Kui ma siin lihtsalt mõne näite toon, siis kas kuumal suvepäeval, kui ma tahan väga vett juua, kas on soov või vajadus? Näiteks sellised küsimused. Või ka tuleb seal erinevate ostude vahel valida, et kumb on mõistlikum. Ja siis loomulikult on seal paberrahad, sest lastele väga meeldib nende rahadega arvutada ning mängu eesmärk on siis erinevate tegevuste läbi, kas vastates kaartidele või kaubeldes
kulla, hõbeda ja teemantitega kokku siis saada 100 €, et nad peavad nagu kogu aeg arvutama ka. Nüüd seda mängu me trükime üsna vähe ning me proovime neid esialgu jagada koolidele, aga võib ka juhtuda, et kui on näiteks mõni väiksem koht ja te teate, et koolis on mängud olemas, siis äkki te saate teinekord laenata ja äkki saab hoopiski niipidi teha, et kui on väiksemad klassid, et siis kool tuleb lasteaeda külla, võtab mängu kaasa ja suuremad mängivad väikestega koos. Muidugi seal on tõesti see, et vaja läheb lugemisoskust, et neid küsimusi kaartidel siis üksteisele ette lugeda saaks. Et sellised on need materjalid, mida ma oskan niimoodi kohe sellele vanusastmele soovitada ja üks selline mõte oli mul veel ja siinkohal ma lõpetan korraks ekraani jagamise ära, aga nüüd ma panen ekraani jagamise tagasi. Nüüd kõik ei läinud siit välja. Vot nii. Ja ma tahtsin näidata teile sellist veebilehekülge. No nii, pole väga hästi näha, aga tagasi kooli e-tunnid ja tagasi kooli on selline algatus, mis teeb nii külalistunde kui ka siis e-tunde, mida saabki vaadata. Ja kui ma nüüd lähen selle tagasi kooli lehekülje peale, üleval on järelvaatamiseks ja siit ma saangi panna esimene kuni 3. klass. Liisi, kuula, et ma segan korra, sul heli kipub nüüd ära kaduma. Et see lõpp oli nüüd juba selline, see tagasi kooli kohta, et Läks paremaks. Läks paremaks. Väga hästi. Ehk siis selline veebilehekülg, te panete otsingusse tagasi kooli, võtate siit järelvaatamiseks ja siis te saate panna 1. kuni 3. klass ja siit võtta näiteks rahatarkus. Siin ei ole väga palju tunde, neid on praegu ainult 3. Meelis Kadarpik, miks on mõned asjad nii kallid, Anna Lutter räägib taaskasutusest ja milline näeb välja tööpäev pangas, mis on selline nagu karjääri teemal rohkem, aga selle tunni nagu kõige suurem selline boonus on see, et kui ma selle tunni peale klikin, siis mul on siin video, mis hakkab kohe mängima YouTube'ist ja siis on mul siin veel ka tunnikava ja tööleht, mida ma saan kasutada. Ehk et minu eest on nagu ära tehtud ka see töö, et juba ma saan mõne harjutuse panna ja ma olen täiesti kindel, et kui natukene võib-olla juurde selgitada, neid annaks kasutada näiteks ka lasteaedades. Nii, aga mina olen vist saanud öelda kõik, mida ma tahtsin öelda. Vajutan siit ka selle ekraani jagamise kinni. Kas on äkki tekkinud mingeid küsimusi või mõtteid või kas ma midagi rääkisin sellist, et nüüd tahaks küll natuke rohkem teada? Või ka lihtsalt kommentaare, mõtteid. Tundub, et vajab seedimist. Võib küll nii olla, kusjuures mulle nüüd meenus Helini jutu peale ka see, et ma enne tahtsin ise vahele öelda. Hea, et sa ütlesid, Piret, ma tahan ise hoopis segada. Et kui mõni laps on siin pannud siis sellest Kastani lasteaiarühmast on pannud raha siis mulda ja nüüd ootab, et see rahapuu kasvaks, siis sellel ajal, kui me töötasime Vinks-Vonksi materjali välja, mina olen ka üks autoritest, juhtus siis nii, et minu laps oli siis natuke nagu testgrupp ja ma siis näitasin neile, et näe vaata ja lugesin ette seda juttu, et näed seemned ja seemnest kasvab puu ja siis tulevad õunad ja tulevad uued seemned, et see kõik selline nagu ringlus. Nemad siis kuulavad ja ütlevad, et oota, mis värk selle seemnega ikkagi on, et ma võtan selle õuna sees selle seemne, panen mulda ja nagu päriselt tuleb puu. No, et jah, et sa pead tegelikult see seemed natuke kuivatama ja siis mulda panema, aga jah, et sealt tuleb õunad puu. Ja nii juhtuski, et minu laps võttis siis täiesti suvalise poeõuna, kuivatas sealt mõned seemned ära ja meile tuli siis potist tuli välja 3 sellist oksa, mis on siis nende õunapuud, nii et see päriselt toimib. Ma ei tea, mis nendega nüüd edasi tuleb teha, sest natuke ei usu, et nad seal potis edasi kasvavad, aga selles mõttes elus katse on läbi viidud. Ja kuna minul endal on 3 last, siis me nüüd naeramegi, et igal ühel on oma õunapuu ka olemas. No nii, aga kui meil vist küsimusi ei ole, et siis me võime vist tänase e-vahetunni lugeda lõppenuks. Aitäh Liisile, aitäh Helinile.
et salvestuse paneme ka üles ja seda on siis võimalik ka kasutada, kui on vajadust ja jagada. Aga aitäh teile! Aitäh ka minu poolt, et te tulite kuulama sellist olulist teemat.